Teiega on siin Kristal ja siin on tänased 3 kaarti. Valige siis oma kaart või kaardid, küsige oma küsimusi, soovige oma soovib ja kuulake ära, mis kaartidel teil öelda on. Ja tänase päeva kõige esimene kaart on meil murekaart, mõõkad 9. Aga ärme nüüd selle mõõkad 9 mure pärast väga palju muretse, sellepärast et see kaart näitab magamatuid. See võib küll olla sellepärast, et mõne haiguse pärast või siis näiteks võib-olla laps jääb haigeks. See võib olla ka mõne mure või probleemi pärast, kuid samamoodi see magamatu öö võib ka tähendada seda, et te olete mures mõne tähtaja pärast või hoopis teil on mingi projekt, mis on tarvis lõpetada. Ja sellest annab kinnitust meie tänase päeva teine kaart, ma kohe räägin siin läbi sünergia. Tänase päeva teine kaart näitab, et raha on tulemas. See võib olla palk, see võib olla preemia, sellepärast et nagu te näete, see kaart üleüldiselt tähendab raha kui kingitusi. Kui teisest küljest, kuna te näete, et siin on see liikuvus, sünergia samamoodi, siis tegelikult see võib ka tähendada palka või tasu millegi eest, millest te olete juba panustanud enda energiaga. Ja karikate kuningas näitab, et see ei ole üldse mitte väike summa. Samamoodi karikate kuningas võib tähendada ka hoopis meesterahvas, võib-olla sa vaadate meesterahvat. See meesterahvas on maamärk, vanem väga kogenud ja tänu oma kogemusele ja raskele tööle ta on jõudnud finantsiliselt väga stabiilse kohta. Võib-olla see isa, võib-olla see abikaasa, aga võib-olla hoopis keegi, kes arvab, et teie tegemisest tuleks panustada finantsiliselt, aga teil oma oskuste ja energiaga. Ja see võib kaasa tuua magamatuid. Sellised kaardid tänasesse päeva, homsete kaartidega näeme juba homme ja nagu te näete, magamatuid tasuvad ära. Tehke tööd ja näeme homme.